mis on ühist Tallinna Ülikoolil ja Pariisi ooperimajal? Mõlema maja katusel paiknevad mesitarud. Tänapäeval oleme tunnistajaks bioloogilise mitmekesisuse pidevale vähenemisele. Eriti drastiliselt täheldatakse putukate, sealhulgas mesilaste arvukuse langust. Põhjusi selleks on palju. Elupaikade vähenemine, monokultuuride rohkus, taimekaitsevahendite kasutamine intensiivpõllumajanduses. Jah, on müüt, et Albert Einstein ütles, kui kaovad mesilased, on inimkonnal jäänud 4 aastat. Tõepoolest, mesilased mängivad väga olulist rolli. Nad tolmeldavad enamus meie toidulaual olevatest taimedest. Arenev linnamesindus panustab bioloogilise mitmekesisuse hoidmisesse, toob looduse ja toidutootmise linnainimestele lähemale. Ja nii sumisevad New York, London, Tokyo ja ka Tallinn. Linnamesindusega on seotud mitmed hirmud, et siinne keskkond ei ole mesilaste pidamiseks soodne, et mesilaste toidulaud on siin ahtake ning raskemetallid ning mitmed teised kahjulikud elemendid sattuvad mesindussaadustesse. Pilootprojekti raames analüüsiti Tallinna linnast kogutud meeproove. Tulemused näitavad, et siinne mesi on kvaliteetne ning pärineb väga paljudelt taimedelt. Viidates, et mesilaste toidulaud on rikkalik ning mesi ei ole saastunud. Iga kord, kui mesilas silmad, olgu see siis linnas või maal, mõtle, kui olulist rolli see väike putukas meie ökosüsteemis mängib.